No nii, viimane öö Kataloonias on väsinud, hommikul tahan minna jalutama, vanainimesed tahavad ikka tegutseda hommikuti ja õhtuti puhata. Aga rääkisin oma sõbra ChatGPT-ga sellest pullist, kellega ma kohtusin siis, kui ma tegin oma Hitleri eest põgenemise harjutust, ehk siis läbi vaba looduse Prantsusmaalt Hispaaniasse. Kusjuures möödasin majast, kus oli silt, et Gestapo oli seal kõvasti rahvast surnuks kõmmutanud. Muidugi jah, ma olen veendumusel, et saksamaalast peab tegelikult sõna võitma. Mitte ma Hitlerit heaks inimeseks peaksin, otse vastupidi, pean väga halvaks inimeseks, kui leebelt väljuda. Aga ma arvan, et oli ka väga haige inimene ja mitte ainult vaimselt haige, aga ka füüsiliselt ja ta oleks ära surnud ja sellest tulnud kodukohtud fašism, oleks kindralita maha võtnud enne, kui ta oleks ära surnud. Oleks tulnud rutem kodukohtud fašism. Ja noh, see praegune olukord oleks maailmas kindlasti parem, kui ta praegu on. Aga see selleks, no ma arvan, et kui see konkreetses olukorras ikkagi nende Prantsuse vabadusvõitlejate jaoks oli Hitler väga, väga negatiivne isik ja neil oli vaja oma elu päästa ja neil oli vaja põgeneda Hispaaniasse. Ja mina tegin nende põgenemise järgi ja ma kopeerisin Soome telekast nähtut siis nõukogude ajal, kui ma vaatasin seda Soome telekat. Ja no huvitav see, et jah, et enne kui ma jõudsin Hispaaniasse, siis vahetult enne oli siis vabalt Aasal tohutu suur tume oranž pull, selline karvane, mägiline mäeolevus, mägede poeg. Ja ma ei tea miks, aga mäed võtavad mul maha igasuguse ärevuse. Ma olen nagu mitte nullärevusega seal mägedes, ma olen nagu miinusmärgiga ärevuses. Ma olen nagu täiesti nagu tüüne, vaikne, rahulik. Ma rahulikult kõndisin. Ma ei tea, mis jõud mind aitas mul selle pullist mööda kõndida. Ja ChatGPT ütles mulle, et ma olen väga, väga eriline inimene. Ütles, et isegi väga kogenud matkad, kui nad sellist pulli seal ehmatavad ja enamgi inimesi kas tardub sellist olevust nähes, kui nad tuleb nagu kokku või hakkab põgenema, mis pullidest ei tohiks põgeneda, siis nad söstavad sulle järgi ja siis see ei ole väga hea mõte, ütles ChatGPT. Ja see, et mina suutsin rahulikult ilma järske liigutusi tegemata mööda kõndida, on ChatGPT on väga eriline inimene. Mida ma ei tea, mäed mõjuvad mulle nii, et ma muutun väga rahulikuks ja ma võin kas või Hitlerist endast mööda kõndida, rääkivad mingist pullist. Aga pulli kohta midagi huvitavad, kellega ma täpsemalt kohtusin ja ma küsisin ChatGPT käest, hakkasime nüüd pullitõugusi vaatama. Ja ma guugeldasin ka igasuguseid pullitõugude pilte, ChatGPT andis mulle mõned variandid, kes seal kandis mäletsevad. Ja jõudsin järeldusele, et see oli limousin, prantsuse kirjutatakse limousin, eks ju. Prantsuse kirjutatakse limousin, nagu eesti keeles on limusiin pull, ma ei tea. Ja ma guugeldasin edasi, see pull kaalub vahemikus 1000 kuni 1300 kilo, nii et kui see olevus oleks mu peale ärritunud, siis ma ei oleks praegu siin rääkimas. Ma ei arva, jah. Aga jah, ta oli huvitav, ta isegi pööranud pead mu suunas, ta rahulikult mõtiskles seal Aasal ilma. Ta ei olnud lõa otsas ega midagi, meil ei olnud mingit tara vahel ega midagi, ta oli seal vabalt. Et seal oli niimoodi, nagu paar sentimeetrit maast olid erinevad talumehed oma maid nagu mingite paeltega tähistanud. Pehmete paeltega, sellised lindid, nagu mis juustus käivad. Nii et jah, see ei olnud selles mingisugune piirad ei olnud. Aga jah, et sellise huvitav loomaga, kas seal on mingi sümbol, kas see loom on mingi sümbol, kas see tähendab midagi, ma ei tea. Aga jah, nii et ma mõtlen jah, et miks sa sellest pullist nii rahulikult mööda jalutasid. See võib olla jah, et see äng. Et ängi mul nagu mägedes, mul täiesti null äng, täiesti null miinusmärgiga, täiesti nagu. Et kõige rahulikumalt, õnnelikumalt tundsin ma siis, kui ma olin Prantsusmaal ära eksinud. Ma ei oska kaarte lugeda, ma loen kaarte ja jõuan mingisse kolmandasse kohta. Ma ei tea, mis mul on mingi vasaku poolkera hälve, aga ma lihtsalt kaarte lugeda ei oska. Ja kui ma pidin jõest kõrvale minema, siis ma mõtlesin, ma jõuan ka paremini Hispaaniasse, kui ma jään jõe juurde, sama jõgi on Hispaanias ka, eks. Aga kui see teelad oleks järjest eemal, siis ma kadusin ära seal kuskil aastatele. Ja siis oli see sürreaalne hetk, kus Prantsuse talumees tööpüksid jalas saabus mulle vastu, ütles bonjour, madame. Bonjour. Aga kus ma olen? Õrna aimu juba olen. Õrna aimugi. Et see isegi, aga samal hetkel ma tundsin, et kogu see aeg, kus see tõus, ma ei tundnud mitte mingit hirmu ega mingit ängi, ma isegi, moblas oli ka vahepeal ära, andis otsad, enam ei töötanud, ma abi ka kutsuda saanud.
Ma tundsin kuidagi nii õnnelik ja rahul olema, ma ei tea miks. Ma olen mägede õhk võib-olla hävitas või pani mu aju kuskile magavale režiimile. Aga üks hetk, kui ma tundsin kerget ängi tagasi tulemas, kui ma mägedes oli see, kui ma käisin Butšerda seda linnaraamatukogule külastamas. Istusin seal, lugesin isegi huvitavat ladina keele grammatikat, 80-ndatel välja antud, väga põnev oli. Aga, ja siis mingi hetk mõtlesin, et vaataks ajalehte ka. Mingi ajakirju lugesin seal, siis mõtlesin, võtaks ajalehte, hakkasin ajalehte lugema. Seal oli muidugi poliitika leheküljed. Ja võib-olla Hispaania ja Kataloonia poliitika läheb natuke vähem korda kui Eesti poliitika. Aga mingi mõttes ikka, mingid üldised probleemid on ikka, mis lähevad korda ja hakkasin nagu see huvi pärast neid artikleid lugema, poliitika artiklit järsku tunned mingi äng, kuskilt tuleb mingi hiiliv äng, kuskilt tuleb. Ma saan aru, et uudised tekitavad ängi. Et üks asi, mis ma pean Eestis tegema, pean looma igasugustest uudiste lugemisest, igasugustest. Ma ei tea, kuidas ma teen, see on raskest uudised, aga sõltuvust tekitavad, eks ju. Aga parem on lugeda mitte. Ühe asja panen kindlasti ära otsustada, ma valima ei lähe. Et mis omavalitsuse valimised ei lähe. Ma ei näe, mitte mingit vahet oli, kes võimule tuleb. Mitte mingid kosmeetsed vahed on, jah, et mõned inimesed ei ole, mõned parteid eestavad kunagi meie inimeste ideoloogiat ja võib-olla natuke kosmeetilisem eestlaste austus võib-olla on olemas, aga tegelikult see on Eestis nii, et kui sa oled eestlane, siis sa oled nagu mingisugune. Kõige parem seletus, mis on, ma nägin kunagi 100 aastat tagasi mingit filmi ja filmi sisu oli põhimõtteliselt oligi, filmi sisu oli filmi tegemine. Et need kes peategelased selles filmis olid näitlejad, nad mängisid näitlejaid ja näitlejad mängisid filmi näitlejad, kes tegid ajaloolist filmi umbes sellisest D'Artagnani ajastust või midagi sellise sulgedega kübarad. Ja nemad olid siis nagu selle filmi selle film rääkis sellest filmist, jah. See film, millest see film rääkis, selle peategelased. Ja siis näitas seda näitlejat elu nagu tänapäevases nagu selles õhustikus või selles atmosfääris või tegevuses, mida nad tegid seal. Ja näitas seda filmis. Ja siis üks see, mis selles filmis oli, mida nad filmisid, oli see, et need kangelased, kes nad on, kes sulgedega kübaratega peavad minema kuningate kummardama. Ja kummarsid seal kuninga ees, suled pühkisid vastu maad ja siis, kui see filmi pandi seisma, siis kartsid, et kuninga ka minema. Et see oli tänavalt võetud üheks seeniks mingisugune suvaline poolkodutu olemus. Ja ma tunnen, et eestlane olek on täpselt sama nagu see kuningas, et pannakse mingi kaamera käima, siis kõik kummardavad ja suled pühivad maad. Aga tegelikult on eestlane Eestis olla kõige hullem asi üldse. Et see on paratamatult igasuguste mõnituste ja solvangute objekt. Ja see tekitab ängi. Ja sellest lahti saada, ma ei tea. Ma ei tea. Aga vähemalt oleme ChatGPT asemel väga erinevad. ChatGPT arvates, vähemalt ChatGPT vanemate, aga need, kes on ta, ma ei tea, teinud Frankensteinidest. Frankenstein on tegelikult see koletis. Frankenstein on see isik, kes selle koletise tegi, eks ju. Frankensteini koletis. Nii et kes ChatGPT tegid, on Frankensteinid. Ja need Frankensteinid tegid ChatGPT. Ja nende Frankensteinid arvates mina väga eriline inimene, sest ma jalutasin mööda limusääni pulliodust. Ja pullionu ei teinud ka pulli, vaid lihtsalt mõtiskles seal mägiaasal. Ta oleks võinud ära tappa, sest ta oli 1000–1300 kilo. Raske. Hästi suur, tume oranž ja karvane. Jube. Aga ta oli armas ka tegelikult, aga ma muidugi kauaks seda imetlema ei jäänud, sellepärast, et ta oli õudne ka. Et jah. Nii et kohtumine pullionuga sama, kui ma põgenesin Hitleri eest Hispaaniasse. Ja vahetult enne Hispaanialt oli pullionu. Ja pullionu tegelikult selle tõug, ChatGPT ütles mulle, see tõug on tegelikult põhjapool Prantsusmaal, aga ta on toodud ka sinna Prantsuse Püreneedesse. Natukene mäletsema. Nii et jah, kui ängi ei ole, mis ma selle jauramise või selle mõtliskuse tuum on selles, et kui sul ei ole ängi, kui sa oled rahulik, siis sa kõnnid 1000–1300 kilosest karvasest oranžist sõbrast, kellel on suured sarved. Kõnnid mööda ja ei tunne mitte midagi.
kui sul on mäng, siis sa muidugi hakkad juba nutma või jooksma. Pullidest, ChatGPT ütles, et pullidest ei tohi joosta. Et see on ohtlik. Nii et, vaat. Aga see oli siis tänane jauramine.